Mis asi see Võhandu maratoni fenomen on? No vaata, mees tahab mammutit tappa. Võhandu kindlasti on üks selline mammut, mis tuleks enda seest nagu võimalus ära tappa. Et elusaid isendeid ei jookse, et siis tuleb see isend enda seest taaruga kätte saada. No nii, Karl, viimane hetk ümber mõelda. Kaldale jääda minuga šašlõkki nautima. Ei ole seda tunnet vergu? Ei ole. Ma räägin, me teeme selle ära ja nagu ma sulle tegelikult enne juba sealpool kuskil lubasin mingi sotsiaalmeedia video tarbeks, siis ma tulen finišisse nii või teisel juhul ja naeratusnäol. Naeratusnäol finišeerumine, kurikuulsate kärestike ületamine kuiva jalaga ja seda kõike ajaga 13 tundi ning 30 minutit. Need olid tänavuse maratoni 3 suurt eesmärki. Lubadusi välja öeldes tekkis aga pisut tunne, nagu oleksime poliitikud enne Riigikogu valimisi. Mõtte peas on ilus, iseasi, kas need püsivad lõpuni meeles ja peavad reaalselt paika. Aprillil ulatus õhutemperatuur päeva peale kuni 28 kraadini. Päike silerdas pilvitus taevas ja tuul paitas nahka. Mõned osalejad, kes on maratoni läbinud juba 2-kohaline arv kordi, tõdesid, et taolist ilma pole nemad varem kogenud. Karl ja Taiger, varsti teed sees. Pange juurde. Raja kõrval aitasid meeleolu üleval hoida pealt vaatajate hordid. See on väga vinge tunne, kõik elavad sul kaasa, hüüavad seal heia, pange täiega, et see annab ikka nii palju jõudu juurde. Ühe silla peal oli üks veeldav neiu sildiga. Teraapia on odavam. Ja siis me hakkasime tee peal ühe mehega rääkima. Küsis midalt, et mitmes aasta on ja siis ütles, et kuule, mul iga aasta on viimane aasta. Nii et nagu ma ütlesin, mul on viimane aasta. Ehk siis tõenäoliselt tuleb kolmas ka. Mis see on? Koositabletid, mida perearst või see apteek üldse 2 ei tohi päeva sutta, mul on pool pakka sööda. Toimub. Ummist on, nagu Tallinnas oleks. Küllap on kergem. Veel. Saate Karli kasti läbi? Ei saa kohta, jah. Räägite ka oma vahel või? Ikka räägime. See oli nii rahulik lõik praegu. Räiges kivi, ma ei tea, mitu kivi me kõik üles leitsime. Aga kas seda, mis sind ees ootab nüüd või? Lõbus, ma saan aru. Kilomeetri vältel jääb jututeemasid paadikaaslasega paratamatult aina vähemaks ja teemad kipuvad korduma. Igavuse peletamiseks on tarvis improviseerima hakata. Ei tule välja. Vanilla Ninja tüdrukutest, kes kõige ilusam oli? Mina. Legend räägib, et siit punktist ei ole enam mitte keegi katkestanud. Ei, aga ma arvan, et ei katkestagi. Miks sa peaks? Lihtsalt jube igavaks läheb. Mis tuleb hoogu juurde panna? Jaa, läheb sööb supi ära ja siis on viimased 4 tundi. No nii, keda mina seal näen. Seda tempot, mis nüüd sealt leivakult, seda tuleks hoida, poisid. Siis saad ikka preemiat ka. 3.30 ei ole reaalne. On küll. Kuule, mida sa teed? Ma näen, et sa ei tööta ju, Karla. Tööle nüüd. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Natuke saab tempot juurde, ma näen ju. I'm doing it for this charity, which is a charity for old soldiers to help raise money to give them houses and that type of thing there. So I'm doing this to raise money for them. Kuigi Kairo Kiitsak oli hoiatanud, et kevadidüll vahetub öö saabudes vihma ning müristamisega, siis ega me seda uskuda ei tahtnud. Kuniks.
kuid nagu öeldakse, siis umbrohi naljalt ei hävine. Põõpsu randumisala tuled tähistasid maratoni finišit ja läbi tati ning vere maitse välja pigistatud lõpuspurt tõi meile 749. koha. Aeg kellal jällegi oli esialgu oodatust kõvasti kehvem, 14 tundi ja 44 minutit. Teisalt 2 asja pidasid paika. Kärestikud said alistatud ning naeratus nii minu kui Taigari suul püsis. Peseks puhtaks, vaataks riidud ära ja siis oleks päris hea, siis võiks isegi linna minna. Käed on valusad, aga muud ei ole. Kas sa enda jaoks õppisid ka tänasel päeval midagi? Ei õppinud, aga sain pigem nagu kinnitus sellele, et inimene on nagu võimeline rohkem kannatama, kui ta ise arvab.